tänane Learning Fridays on natukene selle koha pealt teistsugune, et kõnelejaid on kaks, kuigi tegelikult mina lihtsalt räägin natukene üldisemalt sellest praegusest turuolukorrast ja Learning Fridays tulemustest ja nii edasi, aga tegelikult meie põhistaar on täna Reelika, kes Reelika räägib meile siis rahast ja sellest, mida ettevõtted peaksid läbi mõtlema järgmisel aastal ja kuidas ennast ette valmistada. Aga tuleme kohe selle teema juurde tagasi, kui me oleme veel mõne minuti oodanud, et mõned inimesed saaksid veel liituda. Kuniks me ootame, võib-olla räägiks paar sõna Reelikaga ka. Reelika on siis meie rahastamise ekspert SME Finance'ist, Reelika Senitsar ja lihtsalt praegu, enne kui mõned veel kohale jõuavad, et küsida, et kui oluline üldse on raha selleks, et alustada ettevõtlusega? Tere kõikidele kuulajatele ja mina Reelika Senitsar, SME Finance'i tegevjuht. Ja see on hea küsimus. Ma arvan, raha on ülimalt oluline ja mitte ainult ettevõtet, aga üldiselt mängib raha meie elus väga tähtsat olulist rolli. Aga loomulikult kapitali küsimus alustaval ettevõttel on kriitilise tähtsusega ja nagu me teatavasti teame, siis alustaval ettevõttel on päris keeruline saada rahastust siis kas pankadest või ka pangandusvälistelt finantseerijatelt. Et see on tegelikult selline päris kriitiline küsimus ja see seab ka piirangud võib-olla laienemisele. Et võib-olla tark ongi see, et alustada tagasihoidlikumalt, aga olla pidevalt enda võimalustega kursis. Et see mulle tundub, et kui sa tead, millised on sinu võimalused ja sa omad väga palju infot, siis iga ettevõtja suudab teha targa otsuse, mis just sobitub siis tema visiooniga, tema ettevõtluse ja tegevusalaga. Et tegelikult ka tänase presentatsiooni eesmärk on siis avada kuulajatele natukene tausta, et millised on suundumused Euroopas, siis mida teeb inflatsioon, aga rääkida ka siis, kuidas valmistuda majanduslanguseks, mis on kriitilise tähtsusega, millist tähtsust omavad väikeettevõtted majanduses ja anda soovitusi, et kuidas olla ette valmistunud, kui kõik ei lähe nii, nagu me oleme planeerinud. Lisaks ma räägin ka fintech-ettevõtetest, siis finantseerimiste suundumustest maailmas ja ütleme, et kõige olulisem ongi see, et jagada infot ja teie igaüks siis loodetavasti leiate midagi endale kasulikku. Et see loomulikult kõik ei jäägi meelde, aga see info minu meelest annab võimu, et see on nagu väga oluline, et infot on palju, siis igaüks saab teha tarku otsuseid. Et kui ta teab võimalusi, millised võimalused leiduvad, et see ongi tänase nagu seminari eesmärk, et teada võimalusi ja siis teha endast lähtuvalt endale võimalikult kasulikke otsuseid. Super. Nüüd me teame, millest täna juttu tuleb ja tegelikult seoses sellega, et infot on palju ja võimalusi on palju, siis see praegune meie siis vestlus salvestatakse ka. Et kõik, kes ei taha mingil põhjusel oma nimesi näidata, siis on sellega kursis ja see läheb hiljem YouTube'i üles, nii et hiljem on ka võimalik seda järgi vaadata ka teie kolleegidel näiteks. Lisaks sellele ma näen, et kõik on juba tublisti mute'i peal, ehk siis pannud oma mikrofoni nupu kinni, et vestleja saaks siis rahulikult vestelda ja teised teda ilusasti kuuleksid. Lisaks, kui on vahepeal presentatsiooni ajal küsimusi, siis tegelikult meile täitsa sobib, kui neid küsitakse ka vahepeal. Võib-olla me vastame nendele lõpus, võib-olla presentatsiooni jooksul, aga koht, kuhu neid kirjutada, on siin, kuhu ma praegu kirjutasin tere. Ehk siis all on selline sõnumite ikoon. Seda võite kasutada. Mina olen
juba mingil määral teatud siin Learning Friday, siis sales manager, müügijuht umbes 2,5 aastat natuke peale ja nüüd tegelikult varasemalt tegelesin Eesti turuga ja nüüd eelmisest kuust siis alustasin või meiega siis alustasime Baltikumiga. Ja Reelika siis tutvustab võib-olla ennast siis, kui sa juba räägid, eks ole. Just nii. Tegevjuht SM Finance'ist, aga ma räägin lihtsalt üldiselt paar asja ka, mida näitavad numbrid meil siin aasta lõpus, sellepärast et enamik inimesi, kes siia kogunenud on ju tegelikult e-kauplejad ja nad tahavad või kui nad veel ei ole, siis nad tahavad seda teha. Et see on see teema, mis teid võiks siis huvitada raha, et rahastus või raha on väga aktuaalne teema. Ilma selleta väga ei saa. Ja võib-olla see tänane esitlus siis aitab teil planeerida järgmise aasta äriplaane ja projekte, et siis nii-öelda tugevamatena välja tulla sellest kõigest. Aga kuna me oleme e-kauplejad, meid kindlasti huvitab, kuidas läks Black Friday, sellepärast et see on üks ainukene müügipüha, mida me kõige rohkem võib-olla aastas ootame, vähemalt Eestis on see väga populaarne ja kindlasti olete teadlik sellest, et võib-olla kuskilt mujalt juba, et ka see aasta Black Friday tulemused olid tegelikult kõrgemad kui eelmisel aastal, vaatamata sellele, et füüsilised poed on juba avatud ja ütleme nii, et majandusteadlastel on sünged prognoosid kõigele, eks ole, et siiski olid müükid Eestis, Lätis, Leedus, Soomes vähemalt 12% suuremad, umbes 12%, tellimusi oli 10% rohkem ja kokku oli meil siis kuskil 55,6 tuhat tellimust Black Friday raames. Ja kui me vaatame nüüd riigiti, siis kõige rohkem tegelikult kasvas võrreldes eelmise aastaga Black Friday müük Eestis, et lausa 77%, aga Lätis ja Leedus ta tõusis mitukümmend protsenti. Et see tähendab seda, et jällegi olenemata kõigest müügid kasvavad ja Black Friday on kindlasti koht, kuhu panustada, et kui te nüüd see aasta võib-olla nii palju panuseid sellele ei pannud, siis järgmine aasta teate, et mida siis, kuhu oma rõhk panna võib-olla. Ja vaatame natukene täpsemalt veel neid numbreid, et võrreldes siis reede varasemaga oli Black Friday'l 3 korda suurem tellimuste maht. See oli kuskil 145 000 eurot. Ütleme nii, et 7 korda suurem oli see kui 2021. aastal. Et siis oli tegelikult tellimusi 19 000 euro eest umbes, aga see vahe on nii suur, sellepärast et fulfillment, läbi mille siis need tulemused tulid, millest ma praegu räägin, see tegelikult sai meile alguse alles eelmise aasta septembris. Nii et sellepärast on see vahe nii suur, et miks see aasta oli 145 000 eurot fulfillmenti käive. Miks fulfillment nii populaarne on seetõttu, et on võimalus tooted kätte saada väga kiiresti ja inimestele meeldib, kui seal on selline väike mullikene, mis ütleb kätte homme. Et tihtipeale jäetakse oma ostud viimasel hetkel, eriti veel, kui tegemist on jõulukingitustega ja fulfillment aitab siis pakid kiirelt kätte saada, kuna nad on juba meie Leedu laos ja meie saame nad siis ise sealt välja saata. Kõige populaarsemad kategooriad olid siin, mis siin slaidil on siis näidatud, mobiilnutiseadmed nagu ikka, iPhone'id ja edasi, mänguasjad, mööbliesemed ja ka väikesed kodumasinad. Ja samas ka tegelikult ei jäetud tegemata ka kalleid oste läbi online'i, läbi interneti. Et 3D printerid maksid seal üle 4000 euro, ütleme lauaarvutid, televiisorid kuskil 3000
euro ringis, sülearvutid 2500, et tänapäeval see ei ole enam oluline, et inimene peab ka seda kallist asja ilmtingimata nägema, et võib-olla ta on seda juba näinud või ta on juba selle kohta guugeldanud ja kui me mõtleme, siis 3D printer, et mis seal ikka nii väga vaadata on, sa loed need nii-öelda kirjelduse läbi, loed võib-olla mõned kommentaarid, kuidas seda on kirjeldatud teiste kasutajate poolt ja tegelikult sellest juba piisab, ja kõige rohkem oli tooteid ostukorvis 85 toodet, 85 toodet, mõelge läbi online'i, et see oleks võinud olla ka teie ettevõte, kus võib-olla need 85 toodet tellite, eks. Kindlasti tasub panustada. Ja miks ma neid numbreid üldse näitan või miks sellest rääkida, et mõned arvavad, et kuna nüüd füüsilised poed on lahti ja tegelikult, nagu ma juba rääkisin, et mõned arvavad, et majandus on väga kehvas olukorras, siis tegelikult tarbimine käib edasi, inimesed tarbivad edasi ja ostavad ja e-kaubandus endiselt kasvab olenemata füüsilistest poodidest, et see on kasvav trend ja tasub investeerida. Internetis isegi ei ole nii väga oluline, kui palju see toode maksab, aga me vaatasime kalleid tooteid, ka neid ostetakse. Ja tänu sellele saate teie oma äri mõnes mõttes isegi automatiseeritud, te saate lihtsamal moel müüa. Te saate ka näiteks minna teistele turgudele, teiste maade turgudele, et olla rohkem nähtavamal ja võib-olla seal olete te veel populaarsemad. Aga kindlasti tuleb vaadata, et mida teevad konkurendid, võib-olla noppida sealt mõned head näpunäited endale. Tuleb ka vaadata, et mis hinnaga neid tooteid pakkuda, et päris õhust neid hindasid võtta ei saa, et ikkagi klient on tihtilugu hinnatundlik, aga talle meeldivad kampaaniad. Nii et mõtleme kampaaniate peale ja vaatame, missuguseid lahendusi me pakkuda saame, et mida meie pakume, ongi siis see fulfillment, eks ole, et nad saavad kiirelt toote kätte, samas ka see toode tuleb välja meie Leedu laost, nii et teie isegi ei pea tegelema selle pakkimisega sellel hetkel, kus tellimus tuleb. Samuti on meil võimalus erinevateks reklaamivõimalusteks, et kuidas võib-olla bänneritega siis välja tulla või Mart Taylor, et kõige selle kohta on meil siis info ka juba olemas meie YouTube'is, teistes siis Learning Fridays seminaride all. Aga siit tegelikult ma tahaksingi selle teatepulga nii-öelda edasi anda, et kui sa äkki Reelika võtaksid üle, tutvustaksid ennast uuesti ja vaataksime siis selle põhiteema nüüd üle. Ja siis heli ka, jah, oleks ka. Nii, kas minu screen super. On olemas, jah? Jah, absoluutselt. Nii, aga niimoodi ja tere kõikidele veel kord minu poolt. Minu nimi Reelika Sõnitsar. Olen käesoleval hetkel Eesti tegevjuht sellises ettevõttes nagu SME Finance. Loodan, et olete SME Finance'ist juba kuulnud, aga kui ei ole, siis lihtsalt infoks, et täna hiljem ma räägin ka meie ettevõttest natuke lähemalt ja kuidas SME Finance võiks teie ettevõtetele kasulik olla ja lisandväärtust luua. Rääkides ka enda kogemusest, siis oman koguni 17-aastast panganduskogemust ja olen varasemalt siis töötanud sellistes gigantpankades, traditsioonilistes pankades nagu Swedbank, Nordea Finance Estonia ja enne SME Finance'iga liitumist töötasin ma Luminor pangas. Et olen muidugi selle aja jooksul pidanud väga erinevaid ameteid pankades, aga võib-olla sellised ma tõin välja, et võib-olla kõik, kus nagu kõige pikemaajaliselt töötasin, et kliendihaldurina ja leasing factoring osakonna müügijuhina.
et võib-olla selline kõige suurem spetsialiteet ongi mul just leasing ja factoring toote osas, aga täna olles siis juhtimas SME Finance'it, SME Finance pakub selliseid tooteid nagu leasing, factoring ja laen, et olen ennast selle aasta jooksul jõudnud väga kenasti kurssi viia ka erinevate laenutoodetega. Nii, aga tänase veebiseminari peamine teema on siis, kuidas juhtida ettevõtte rahavooge majanduslanguse ajal. Et 2-3 aastat tagasi ei mõjutanud inflatsioon ei tarbijaid ega ettevõtteid, sest nagu te näete vasakpoolselt slaidilt, siis siin on nüüd Eurostati andmed alates 2012. aastast, et siis inflatsioon oli mõõdukalt madalal tasemel. Nüüd slaidilt on väga kenasti näha, et alates 2020. aasta keskpaigast me näeme inflatsiooni pidevat kasvu. Et Euroopa Keskpank registreeris septembrikuus inflatsiooni 10,7% aastase kasvu ja seda siis terves Euroopas. Ma ei tea, kindlasti mäletate, et Eestis jõudis inflatsioon septembris 24,1%-ni, mis oli üllatavalt ka euroala kõige kõrgem inflatsiooni näitaja. Et nüüd paaril viimasel kuul on inflatsioon küll veidikene näidanud alanemise märke, et euroalal ta küündis 10%-ni ja Eestis 21,4%-ni ja paremat poolt te näete, et täna Eesti, Läti, Leedu on üsna sarnase inflatsiooni tasemega. Et siis tekib tahes-tahtmata küsimus, et kas see on nüüd jätkusuutlik, kas need meetmed, mis Euroopa Keskpank on tarvitusele võtnud ehk et intressimäärasid inflatsiooni alandamiseks kergitanud, et kas need on kandnud vilja ja tõesti me näeme inflatsiooni langemist või mitte. Et sellele küsimusele me saame, ma arvan, et vastuse siin lähimate kuude ja järgneva aasta jooksul, et seda on täna vara öelda, kuid vähemalt on nii paljugi juba positiivne, et 2 viimasel kuul inflatsioon on tõesti nüüd hakanud alanema. Mida aga räägib Euroopa Keskpank on see, et otsustatud on intressimäärasid veelgi tõsta ja meile kui tarbijatele ja ka ettevõtetele see loomulikult meeltmööda ei ole, sest see kergitab meie kulutusi ja säästud ja raha kujuvad selle tulemusena kokku. Kuid kui me vaatame näiteks Türgi eeskuju, siis me peaksime eelarvedistsipliiniga, mis on kohaldatud, olema vägagi rahul, sest ma ei tea, kas te olete kuulnud, et Türgis on isegi näha 80% inflatsiooni, et see tundub nagu hullumeelne. Ja intressimäärasid alandatakse näiliselt selleks, et stimuleerida äritegevust, aga tegelikult sellise tegevusega liigutakse täiesti teisel trajektooril ehk et raha täieliku devalveerimise suunas ja lõppude lõpuks see päädib olukorraga, kus tõesti ettevõtjatel ei ole enam kasulik mitte midagi toota. Niimoodi, et majanduslangus 2023. Paraku sedasi tundub olevat, et Euroopa suundumused kõik näitavad, et me paraku kahjuks liigume majanduslanguse suunas. Ja selle tänase seminari nagu mõte ongi see, et kui me teame, et midagi on tulemas, siis tark oleks sellele juba täna mõelda, mitte tegutseda siis, kui see on juba käes ja asjad on väga hullud. Et aga mida me siis lähiaastatel võime oodata? Ja lähimal aastal. Et üks olulisemaid tegureid, mida kõik keskpangad püüavad tegelikult meeleheitlikult teha, on vähendada tarbimist, mis tähendab enamiku ettevõtete jaoks kasumi järsku langust. Mida me näeme täna juba tegelikult tänagi Eestis ja mis on trend, mida prognoositakse, on langus kinnisvarasektoris. Ja seal pole midagi imestada, sest tõepoolest laenuintressid kasvavad, Euribor tõusab ja kinnisvaraostud langevad. Suurenevad äritegevuse kulud loomulikult, sest et kõik sisendi hinnad
on praktiliselt igas valdkonnas on tõusnud ja eriti ütleme, kus me näeme sellist märkimisväärset tõusu on energeetika, et paremal pool on ka välja toodud siis energeetikast, energiahindade tõusust enim mõjutatud sektorid teadaolevalt. Siis mis veel Euroopa suundumus näitab seda, et väikeettevõtetel on veelgi raskem rahastust saada, sest mida ütleme ka meie SME Finance'is täna tunneme ja näeme, on see, et pangad tõepoolest on karmistanud enda krediidipoliitikat ja ütleme, et ollakse väga ettevaatlikud ja riskiisu on vähenenud ja kohe see, ütleme, puudutab väikeettevõtteid otseselt. Et see on trend, mida me täna juba ka tunneme. Ja samuti mitmed ettevõtted, eriti need, kellel ei ole tasakaalustatud rahavoogusid ja mis ei ole siis mitmekesistatud ehk diversifitseeritud, neid ettevõtteid võib ähvardada tegevuse lõpetamine ehk et oodata on suurenevat pankrottide arvu. Odava rahajaostu saab läbi. Me näeme seda, et laenuintressid kerkivad, üldiselt finantseerimisintressid kerkivad ja vaataks seda, et kuidas see mõjutab VKE-sid. VKE-d on siis lühend väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest. Et vaatame esialgu esmalt üldiselt, et millist tähtsust väikese ja keskmise suurusega ettevõtted Euroopa majanduses üldse omavad. Et väikese ja keskmise suurusega ettevõtet toodas ligikaudu 56% SKP-st ehk et üle poole. Ja mul on andmed 2020. aastast 27 Euroopa Liidu riigis, mis siis näitab seda, et VKE-d moodustavad 99,8% kõikidest Euroopa ettevõtetest ja väikese ja keskmise suurusega ettevõtted lõid Euroopas 65% kõigist töökohtadest. Ehk et väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel on tõesti majanduses ülioluline roll ja nii nagu ma ennist näitasin, et trend on selline, et väikeettevõtted saavad majanduse languses nagu enim pihta, siis on ülioluline valmistuda selleks ja teha tarku otsuseid. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted on teadaolevalt makromajandusest on enim mõjutatud ja väikeettevõtete juhtimine erineb päris suuresti tegelikult suurettevõtete juhtimisest. Et kuigi väikeettevõtetel on selles mõttes see eelis, et nad on paindlikumad, kuna ettevõte on väike ja väikeettevõtted siis suudavad uusi lahendusi väga kiiresti rakendada. Et see on sama võrdlus, et suurt laeva võtab palju rohkem aega pööramine kui väikest paati. Et siin kehtib täpselt sama printsiip. Aga teisest küljest ei ole VKE-del piisavalt rahavoogusid, et muutustega kiiresti kohaneda. Et ma räägin, muidugi on see, et ma räägin selliseid üldiseid trende, et alati erand kinnitab reeglit ehk et see on selline nagu üldistamine ja räägime üldistest suundumustest. Et suured turuosalised on enamasti mitmekesised ja neil on käibekapitali reservid ja reeglina on suurettevõtete eelarved palju paindlikumad. Aga väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad on suuremas ohus, sest nad sõltuvad rohkem turust ja suurtest tegijatest. Ja kui tegevus ei ole mitmekesine ehk diversifitseeritud, siis ütleme, see oht on suurem. Suurettevõtetel on tavaliselt eelis väikeettevõtete sees, et nende tarneahel. Et suurettevõtted saavad tarnijatelt paremaid tingimusi ja nende tarneajad on lühemad kui väikeettevõtetel. Ja mis on, ütleme, ka väikeettevõtetel selliseks kirstunaelaks on see, et nende võimalused raha laenamiseks on palju piiratumad just traditsioonilistes pankades, aga õnneks on olemas pangandusväliseid finantseerijaid, kes on just VKE-dele keskendunud ja kes siinkohal saavad abikäe siis ulatada.
Väikeettevõtted on käesoleval hetkel majandustsüklite tipus ja nemad tunnetavad muutusi majanduses kõige tõenäolisemalt. Goldman Sachs viis suvel läbi uuringu, mille kohaselt tõdes umbes 75% koguni väikeettevõtete omanikest, et inflatsioon ehk raha ostujõu langus on mõjutanud nende ettevõtete finantstervist negatiivselt, et see on ikka peaaegu lõviosa. Ja 43% tõdesid, et nad on otsinud kulude kärpimiseks kas uusi töötajaid või tarnijaid ja 38% ettevõtete omanikest ütles, et nad tunnetavad ka klientide nõudluse vähenemist ja sellest tulenevalt, et kaupade ja teenuste hinnad on tõusnud. Siin on nüüd slaidil, te näete fintech ettevõtete kasvutrendi ja paraku, kuna mul ei õnnestunud kiiresti leida Eestis andmeid ja ma tean, et võib-olla ei ole ka avalikud, et Finance Estonia andmed puudutasid ainult Eesti osas 1 aastat, siis ma tahtsin lihtsalt näidata sellist trendi ja tegelikult ma võin kinnitada oma kogemusest, et fintech ettevõtteid ja pangandusväliseid finantseerijaid on Eesti turul väga palju ja ma usun, et kuna me näeme, et neid lisandub ajas muudkui juurde, siis tõenäoliselt see trend on Eestis sarnane nagu Leedus, et siin on näha tõesti, et fintech ettevõtted kasvatavad ajas oma varade mahtu. Ja me ennustame seda, et finantstehnoloogia ettevõtete ja alternatiivsete laenufirmade populaarsus lähiaastatel kasvab ja tõenäoliselt see majanduslangus, mis terendab ja tõsiasi, et pangad on muutunud konservatiivsemaks, seda trendi lihtsalt hoogustab. Sest nii nagu ma juba ka ütlesin, on see, et majanduslanguse ja kasvava inflatsiooni tingimuses lihtsalt vähendavad traditsioonilised pangad ja krediidiasutused oma riskiisus on täiesti normaalne käitumine, sest portfellid on suured ja non-performing loans osakaal kasvab ja seega, kui on palju teadmatust, siis väga suured organisatsioonid, mida pangad on, nad otsustavad olla pigem passiivsed kui aktiivsed. Aga millega see päändib, on see, et see jätab paljud väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ilma võimalusest traditsioonilistest pankadest raha laenata. Ja tegelikult VKE-de nõudlus käibekapitali järele, mida me ka täna näeme, üha kasvab turutingimuste karmistudes. Seega on loomulik ja on ka soovitatav, et tuleks pöörduda siis alternatiivsete rahastajate ja finantstehnoloogia ettevõtete poole. Sest mis on ka paljudel väikeettevõtete siis mureks on see, et puuduvad piisavad tagatised ja alternatiivsed rahastajatel on võimalusi suuremate riskide aksepteerimiseks, et näiteks ka juurdepääs Euroopa investeerimisfondile ja koostöö KredExiga. Et ka pangad töötavad KredExiga, aga lihtsalt võib-olla kui väikeettevõte pöördub panka ja ta soovib KredExiga koostöös laenu taodelda, siis see projekti analüüsimisele kuluv aeg võib olla pankade jaoks nagu ebaproportsionaalselt suur ja nad lihtsalt ei soovi seda aega allokeerida siis selle väikeettevõtja abistamiseks. Et spetsialiseerunud VKE-de finantseerijad saavad pakkuda paindlikumaid tingimusi ning riski hindamisel on reeglina võimekamad ja seega on valmis VKE-dele laenu andma. Võib-olla kui tuua fintech ettevõtete näiteid, et millised on tuntumad fintech ettevõtted Eestis, siis seda on Estate Guru, võib-olla teate, siis kes on laenuandjaks ja factoring finantseerijatest Supplier Plus ja Investly ja muidugi loomulikult SME Finance. Nii, aga liigume edasi. Kuidas siis juhtida ettevõtte rahavoogusid? Käesoleval slaidil te näete siis 3 peamist suunda, mis on olulised iga ettevõtte jaoks finantstervise säilitamisel.
et ettevõtte likviidsuse säilitamine on tegelikult kogu asja tuum, et kõige olulisem eesmärk peaks olema turul püsimine ja konkurentsivõime säilitamine ja seda tuleks teha iga hinna eest, et järgige alati eelarvet ja tagage ettevõtte likviidsus. Et hiljem vaatame, kuidas saab likviidsust säilitada, et selleks on tegelikult 2 võimalust, aga sellest üsna pea. Soovitus on valmistage ette stsenaariumid, valmistage neid kohe 3, et valmistage A, B ja C stsenaarium ja olge realistlikud, kui te stsenaariumi ette valmistate ja vastake sellisele küsimusele, et mida te teete, kui teie tulud ettevõttel langevad 20 või isegi äkki koguni 50%. Et väikese ja keskmise suurusega ettevõtete esimene prioriteet peaks olema hinnata enda rahalisi tugevusi. Et näiteks, kas mu tulud kasvavad, esitada küsimus ja hinnata nõrkusi, et kas mul käibekapitali napib. Ja ülioluline on jääda realistlikuks ja mõelda ka selle peale, et asjad võivad veelgi hullemaks minna, nii et tõsiselt kaaluge seda, et mida ma teen siis, kui sissetulek langeb 20–50% ja analüüsige kõiki võimalikke stsenaariume ja omage erinevaid plaane, et see peaks teile tagama edu või leevendama valu. Ettevõtte finantstervise säilitamise võti, nii nagu ma enne ka mainisin, on mitmekesistamine. Et väga oluline on mitmekesistada nii tarnijaid, nii tooteid, nii sihtriike kui ka kliente. Nii et kui üks kanal ei ole teile kasumlik või näiteks tarnija tõstab hindasid, üks tarnija, siis teil on neid mitu, et ei sõltu ühtedest klientidest, ei sõltu ühtedest tarnijatest. Et siis, kui üks kanal ei toimi, ei ole kasumlik, siis teine võiks säilitada äri. Ja kindlasti, mida ma soovitan, on mitmekesistage enda rahastamisallikaid ja teadke seda, millised on teie siis võimalused laenamiseks, kui te peaksite laenu vajama. Et likviidsuse parandamiseks et kuidas siis parandada likviidsust, et see kõik kõlab muidugi hästi lihtsalt, aga ma kujutan ette, et kui olla ettevõte ja tegelikult me ettevõtjate nahas ei tahagi tänasel päeval olla, sest et neid challenge'id, neid väljakutseid on lihtsalt tohutult, millega pidevalt peab silmitsi seisma ja rinda pistma. Aga tegelikult siin ei olegi nagu muud, kui on põhimõtteliselt 2 võimalust, kuidas säilitada likviidsust, et need on väga lihtsad. Kas sa säästad või sa laenad ja tegelikult ei oska mitte keegi öelda, kumb variant nendest on parem. Aga kui soov on äri kasvatada ja laiendada ja kui ikkagi käibevahendeid napib, siis oleks laenamine kiirem ja lihtsam viis kui säästmine ja seejärel laienemine. Ehk et jah, sellised 2 valikut ja eks iga ettevõtja saab ise hinnata, et kumb variant siis tema ettevõttele sobib, aga ma arvan, seda laenamist ei tohiks karta, sest see loob teile võimalused ja võib lahendada nii mõnegi probleemi. Stabiliseerige rahavood, nii et kui vajate kasvu kiirendamiseks raha, siis laen on ainuvõimalik variant. Vajadusel vähendage ka mahtusid ja vaadake üle need võimalused, kas te saate tarnijalt näiteks küsida pikemat maksetähtaega. Kui te olete otsustanud raha laenata, siis veel kord rõhutan, hinnake kõiki rahastamisvõimalusi, et traditsioonilised pangad peavad täna PKE-sid paraku kõrgema riskiga ettevõteteks, mistõttu võib osutuda ärilaenu saamine pangast keeruliseks. Et käesoleval hetkel, ja me juba seda näeme, et see ei ole ainult nagu selline prognoos, me näeme seda, et traditsiooniliste pankade ja suurte laenuandjate fookus on madala riskiga suurtel klientidel. Et väikeettevõtetele ja nendele pakutavatele teenustele ja lahenduste otsimisele paraku pööratakse väga vähe tähelepanu. Et traditsioonilised pangad kipuvad olema mitte nii paindlikud ja neil on üsna keeruline kohaneda üksikute klientide vajadustega. Kuid finantstehnoloogia ettevõtted, fintech ettevõtted
saavad pakkuda mitmekesiseid rahastamisvõimalusi. Ehk et laenamiseks on palju võimalusi, et traditsioonilised pangad, fintechid, aktsionärid, riskikapital, erakapital, on olemas platvormid, tarnijad, et neid võimalusi on mitmeid, kapitaliturud, aga te peaksite vaatama üle, et millised on teie võimalused laenamiseks ja tuleks meeles pidada, et just need nišimängijad on täna ja üsna enam populaarsust kogumas ja ka fintech-ettevõtted, et see võib olla väikeettevõtetele võimaluseks, kui traditsioonilised pangad erinevatel põhjustel on passiivsed ja ei soovi siis uusi laene hea meelega väljastada. Nii, et rääkisime stsenaariumite ABC ettevalmistamisest, mis on siis finantstervise säilitamiseks ülioluline. Et veel kord tõesti hinnake olukorda, et ma kordan mõningaid asju üle, sest et oman kogemust, et kui korrata midagi üle, siis see jääb nagu paremini meelde ja ma katsungi sellised olulisemad aspektid võib-olla mitmel korral teile meelde tuletada, et siis võib-olla see kinnistub paremini. Et peamine fookus tõesti peaks minema tegeliku olukorra hindamisele, et mis toimub, milliste probleemidega minu ettevõtte silmitsi seisab, kuidas ma saan neid lahendada, et mida ma teen, kui kasum langeb. Et kui ettevõte seisab silmitsi probleemidega, siis tegelikult ei ole aega töötada paljudes valdkondades. Nii et keskenduge nendele valdkondadele, mis tekitavad suuremat müüki. Et keskenduge kasumlikematele projektidele ja ütleme, et projektid, mis muidu tööd tootsid teile, kas oli nagu nullkuluga või isegi väikse miinusega, siis need projektid ja see suund tasub kindlasti elimineerida, kui me oleme keset majanduslangust ja me seisame raskustega silmitsi. Optimeerige protsesse pidevalt, et võimalusel investeerige digitaliseerimisse ja uuendustesse, et ettevõte saaks rasketel aegadel sujuvalt töötada, aga muidugi tasub silmas pidada seda, et kuhu tuleks investeerida ja millesse, et ettevõtte ikkagi jätkusuutlikkus tagada, et see on kõige olulisem aspekt. Ideaalis omage vähemalt 6 kuu jagu likviidsusreservi, sest iga ettevõte peab tagama, et ta on planeerinud ja suudab tagada piisava likviidsuse mis tahes hädaolukorras. Et otsige välisturgudelt näiteks kasulikke näiteid ja edukaid praktikaid ja võimalusel tõesti mitmekesistage rahastajaid, mitmekesistage tarnijaid ja likviidsuse parandamiseks on olemas erinevaid tooteid, mis seda võimaldavad tegelikult täiesti mõistliku ja taskukohase hinnaga teha. Aga laenamise viisid üldiselt, et ma arvan, et need on väga tuttavad siis tuttav klassifitseerimine, et on tagatiseta laenud ja tagatisega laenud, et järjest enam tegelikult kohtame ettevõtteid, kellel tõesti neid tagatisi ei ole, et nad töötavad selliselt, et nad töötavad kas vahenduses või siis ka ütleme rendivad vajalikud seadmed ja pinnad, et tagatisi ettevõtted ei oma. Et laias laastus et tagatisega laenudeks on siis investeerimislaenud, käibekapitalilaenud ja ka liising. Ja tagatiseta saab laenata siis aktsionäridelt, saab kasutada ostufaktooringut, mida siis maandatakse krediidikindlustusega, et tagatist see ei nõua, et krediidikindlustus käitub tagatisena. Faktooring on nõue ostja vastu, samuti enamasti kasutatakse krediidikindlustust, finantseerijad kasutavad nagu tagatisena ja nii-öelda hard collaterali või sellist kõva vara ei nõuta lisatagatiseks. Käibepõhine finantseerimine. Koostöös Kaup24-ga näiteks SME pakub käibepõhist finantseerimist, mis samuti ei nõua lisatagatist. Väikelaenud kuni 25 000 on võimalus vaid käenduse tagatisel, aga ilma siis nii-öelda hard collateralita taaskord laenata. Ehk et sellised on siis nagu võimalused.
eks te peategi mõtlema selle peale, et kas mul on tagatisi ja kui mul tagatisi ei ole, siis milline toode on minule sobilik ja millised tooted üleüldse eksisteerivad, lähtudes siis teie olukorrast. Räägime siis nüüd lähemalt ka VKE-de laenuvõimalustest. Siin on ka selline soovitus, et kui sa oled suur ettevõte, siis on, ütleme, milline toode võiks sinule enim sobida, siis milline väikese ja keskmise suurusega ettevõttele ja kui sa oled jaemüüja, siis mis võiksid olla sinule siis sobilikud tooted. Aga loomulikult on see, et kõiki laenutooteid, kõiki finantseerimise tooteid võivad kasutada kõik ettevõtted. Et see on lihtsalt selline võib-olla välja kujunenud praktika, et milliseid tooteid, millise suurusega ettevõtted ja millises sektoris tegutsevad ettevõtted enim kasutavad. Räägime ka KredExist, et usun, et KredEx ettevõttena on teile paljudele tuttav. Aga mis on tark teada alati, ütleme, et eriti just majanduslanguse ajal, et millised on minu kõikvõimalikud toetused, mida ma saaksin taotleda, milline on riiklik abi, et KredEx ehk siis tänasel päeval nüüd ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus on ettevõte, kes omab ka SME Finance'iga kehtivat koostöölepingut, ehk et meil on võimalus siis koostöös KredExiga pakkuda, KredEx pakub laenukäendust ja meil on siis võimalus väljastada laene koostöös KredExiga. Et kelle jaoks, kes peaks eelkõige mõtlema KredExi peale, on just need ettevõtted, kellel on võib-olla lühikene tegutsemisajalugu ja kellel puuduvad tagatised. Et siis võibki olla nii, et KredEx on nagu ainus võimalus ja ka võib-olla just pangandusväline finantseerija, seal sõltub summast, ei võimalda näiteks mitmesaja 1000 eurolist laenu, kui tagatised puuduvad. Et siis sellisel juhul, kui see laenusumma on märkimisväärne, siis KredEx võibki olla nagu ainus võimalus ettevõttele, kuidas see laen siiski taodelda ja see laen ka enda ettevõttele saada. Et mida tuleb silmas pidada KredExiga on see, et see saab olla ainult uue laenukohustuse lisatagatis, et paraku kui on soov refinantseerida laen pangast, siis KredExit enam hiljem kasutada sellistele laenudele ei ole võimalik. Nii, aga kellele siis KredExi teenused või KredExi käendus sobib, et see on nii alustavale ettevõttele, on nii tegutsevale ettevõttele kui ka eksportivatele ettevõtetele. Et teenus KredEx sobib siis, kui ettevõte muidugi peab olema krediidivõimeline, et ega KredEx ei ole muidugi heategevuslik organisatsioon, et nad käendavad ja pakuvad toetust, kui nad näevad, et ettevõte omab äriplaani, neil on kindel suundumus ja nad on jätkusuutlikud, et oluline ongi see, et puuduksid ka siis võlgnevused, mis on krediidiinfos näha, et ei tohiks olla nagu ületähtaegseid arveid või ajatamata võlgasid ja ettevõtja omakapital peab ka vastama äriseadustiku nõuetele. Et KredEx isegi käendab kuni 80% võetavast kohustusest, et see on päris kõrge protsent. See ehitussektor on nüüd erand, et pakuvad kuni 60%, aga kõik muud sektorid isegi kuni 80%. Ja see käendussumma ei ole fikseeritud, vaid ta siis väheneb koos laenu või liisingsumma vähenemisega. Ja slaidil on välja toodud ka siis tasud, et kui suurte tasudega peate arvestama, kui kasutada siis KredExi käendust.
Aga minu meelest on nagu hea see, et KredEx vähemalt loob võimaluse ja lahenduse ja ütleme, et kui ühel hetkel asjad kuidagi lähevadki paremaks ja on võimalus siis ütleme KredExi teenustest loobuda, siis seda on võimalik alati teha. Et ma arvan, et mis on lihtsalt oluline, on see, et ühel hetkel saada endale lahendus ja kui te ise usute sellesse projekti, ja teil on seda laenu või investeeringut tarvis teha, siis vähemalt KredEx loob selleks võimalused. Nii, räägime ka veidikene ülemaailmsetest suundumustest finantseerimise osas. Et integreeritud rahastamine. Ma ei tea, see võib olla, kõlab esialgu sellise võõra terminina, et mis asi see integreeritud rahastamine on, aga kui ma toon teile näiteid, siis ma usun, et te saate üsna pea aru, et mis asi see integreeritud rahastamine on. Et integreeritud rahastamine ei ole teenusena uus, kuid võib öelda seda, et see teenusmudel on küll uus. Et see on finantsteenuse või vahendite integreerimine siis sellise ettevõtte põhiteenusesse, mis ei tegutse finantssektoris. Et näiteks Kaup24 on hea näide sellest, et Kaup24 ise siis vahendab kaupade müüki, aga pakub lisaks ka enda platvormil võimalust taotleda finantseerimist. Aga vaatame üldiselt, et integreeritud rahastamist, et kust seda võib näha, et näiteks maksetes. Et maksete integreeritud rahastamine on üks vanimaid võimalikke näiteid. Näiteks Uberi kasutamine, et te ei pea enam transporditeenuse eest maksma sularahas ja isegi ei ole vaja kaarti kanda kaasas, et füüsiliselt kaarti pole vaja, et raha võetakse pärast reisi automaatselt maha, kasutades siis integreerimist väliste fintechidega. Et klient saab saadud toote või teenuse siis rakenduse kaudu. Siis lisaks integreeritud rahastamine on üsna populaarne ka laenamises, et toote ostmisel saab klient tänu rakendusliidesele API integratsioonide ja finantseerimispakkumise, mis toimub ühekordselt e-posti teel või näiteks e-poes. Kõige tuntum näide on fintech Klarna. Ta saadab e-kirja ja mõnes e-kirjas ja poes pakub seda võimalust, et jagame siis ühe makse mitmeks osaks ja seda on võimalik saavutada vaid mõne nupule vajutusega. Et tõenäoliselt Afterpay ja Klarna ongi kõige tuntumad näited siin. Samuti näeme me integreeritud rahastamist investeeringute valdkonnas. Et need on siis rakendused, mis aitavad teil säästa ja ka investeerida. Et ma ei tea, kas Acorns on teile tuttav nimi, võib-olla Revolut rohkem. Et Acorns pakkus ühte esimestest integreeritud investeerimislahendustest, et lähed poodi, ostad midagi näiteks 3,50 € eest, siis Acorns ümardab enda rakenduse kaudu selle summa 4 € ja 50 senti, siis mis jäi sellest ostust üle, ta investeerib automaatselt siis valitud aktsiatesse ja fondidesse. Et ettevõtted, kes siis investeerimisega tegelevad integreeritult, on Revolut, on Moneybox ja Acorns on tuntumad. Samuti näeme integreeritud rahastamise võimalusi kindlustuses ja integreeritud kindlustus kasvab üsna kiiresti. Et Instech Londoni aruanne prognoosib, et 2030. aastaks jõuab integreeritud kindlustusturg isegi seal $800 miljardi. Et suur osa sektoritest on seotud integreeritud maksetega ja need välkmaksed on võimalikud isegi vaid ühe nupule vajutusega. Et selliste ettevõtete hulka kuuluvad näiteks Shopify ja Tesla. Ja integreeritud rahastamist me näeme ka panganduses, et klient saab unikaalsed pangatooted, saab kaardid, pangakontod
ja selliste ettevõtete hulka siis kuuluvad Lyft ja Walmart. Et seega, nagu te kuulsite, on FinTechi funktsionaalsus tänapäeval integreeritud peaaegu igasse idufirmasse ja sellised integratsioonid tulevikus aina suurenevad. Et üldiselt FinTechid, nad sulanduvadki üha enam teiste teenustega ja tänapäeva tehnoloogia võimaldabki mitte finantsettevõtetel nagu Uber pakkuda finantsteenuseid, mida ettevõtted saavad siis juhtida kas siis iseseisvalt või siis koostöö FinTech ettevõtetega. Et tõsi on, et traditsiooniline laenamine, kus klient saab lihtsalt laenu, et see ei kao mitte kuhugi, kuid me näeme üha enam, et integreeritud finantsturul on kasvupotentsiaal ja see on meeletu. Ja see mõjutab tegelikult tugevalt laenamise arengut. Et isegi 56% e-jaemüügi ettevõtetest plaanib lähiaastatel kasutusele võtta rohkem integreeritud finantslahendusi, et see on tõesti väga populaarseks muutumas. Ja millised on siis integreeritud rahastamise eelised, ongi see, et klientide puutepunktide arv suureneb brändidega, suurenevad ristmüügi võimalused, siis front-end kliendikogemuse säilitamine ja klientidele siis paremini kohandatud finantseerimislahenduse pakkumine, et nii järelmaks, laenud, kindlustus, et ka igal tarbijal, igal kliendil on see meeletult mugav, et ma ei pea minema näiteks finantseerija kodulehele, et saada finantseerimist, aga kui ma juba olen näiteks Kaup24 keskkonnas, siis olles selles keskkonnas, ma saan mugavalt taotleda ka laenu. Et need on ülemaailmsed suundumused ja ma arvan, et sellistest võimalustest võidavad nii ettevõtjad kui võidavad ka tarbijad. Et elu läheb mugavamaks. Nii, meil nüüd aega ei ole enam paraku palju jäänud, aga ma kasutan ka võimalust, et tänastele kuulajatele tutvustada ka SME Finance'it ja SME panga ökosüsteemi. Et need, kes ei ole veel SME Finance'ist kuulnud, et siis SME Finance on FinTech ettevõte ja me oleme Baltikumi suurim pangandusväline finantseerija. Me pakume siis nii erinevaid siis finantseerimistooteid nagu laen, leasing, factoring, kõik võimalikes variatsioonides, pakume väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, et SME meie nimes tähistab siis Small and Medium Enterprise, mis on siis lühend SME, ehk et meie nimi ütleb ka väga konkreetselt, et kellele me suunatud olema, et need ongi SME on siis Small and Medium Enterprise, aga kuna me eelnevalt täna nägime, et SME-d moodustavadki lõviosa majandusest ja ütleme ka Eestis on üle 90% julgelt on just kõikidest ettevõtetest on SME sektoris, siis tegelikult võib öelda, et meie poole võivad pöörduda finantseerimislahenduse saamiseks kõik siis ettevõtted, et meil piiranguid ei ole. Ja mida me pakume? Me pakume siis ettevõtetele paindlikke, lihtsaid ja kiireid finantseerimislahendusi. Asutati SME Finance loodi 2016. aastal ja seda Leedus. Ja nüüd tänaseks me tegutseme Leedus, Lätis, Eestis ja ka Soomes. Ja tuleval aastal me soovime laieneda ja plaan on siis avada kontorid ja ettevõtte ka Hollandis, Saksamaal ja Hispaanias. Et SME Finance'i ökosüsteemi kuulub ka SME Pank, kes on siis tänaseks tegutsenud 1,5 aastat ja SME Bank on neopank, mis tähendab, et tegemist on virtuaalpangaga ja SME Bank omab rahvusvaheliste maksete litsentsi ja samuti pakub mitmekülgseid pangandustooteid, et ka headel Eesti ettevõtetel on võimalus avada siis internetipõhiselt SME Bankis konto
ja kasutada SME Banki enda ettevõtte siis arvelduste partnerina. Vaataks korraks ka üle selle, et milliseid tooteid me pakume, et ja nii nagu juba ütlesin ka, pakume laenu ja pakume nii investeerimislaenu, käibekapitalilaenu, väikelaenu, et mis teeb SME Finance unikaalseks on see, et võimalus on taotleda alates 5000 eurost krediiti kuni 5 miljoni euroni välja, et see skaala on väga suur, et võimalus siis väikseid ja kiireid laene taodelda ja väga kiiresti, ütleme isegi 1 päeva jooksul saada laen enda kontole välja makstuna või siis ütleme, ka struktureerime selliseid keerukamaid tehinguid, mis on suuremahulised, et ja muidugi miljonilise tehingu puhul ei maksa oodata, et laen makstakse välja ühe päeva jooksul, seda mitte, aga mida me täna näeme ja mida me saame kinnitada, et kuna meie krediidi otsustamise protsess on oluliselt efektiivsem, kui seda on pangas, siis me suudame ka sellised suuresummalised laenud palju operatiivsemalt väljastada, kui seda teeb traditsiooniline pank. Samuti me pakume liisingut, nii et me finantseerime tegelikult sõiduautodest kuni tootmisliinideni välja, et kui on sõiduki hind kuni 15 000 eurot, siis on võimalus ka kaskovaba liisinguleping sõlmida. Samuti pakume faktooringut, nii kindlustusega faktooringut, kindlustamata faktooringut kui ka varjatud faktooringut, et näiteks kui teil on ostja, teate, et ta on vastumeelne faktooring finantseerimisele, siis on võimalus ka pakkuda sellist varianti, kus ostja ei olegi teadlik, et te kasutate finantseerimist ja need nõuded on loovutatud siis finantseerijale. Ja pakume lisaks ka käibepõhist rahastamist ehk revenue-based financing'i, mis on võib-olla Eesti turul selline tundmatu toode, aga Euroopas väga laialt kasutatud toode ja täna me teeme seda koostöös siis Kaup24-ga. Et mis siis tähendab seda, et kui te olete Kaup24 müüja, on võimalus siis läbi Kaup24 platvormi taodelda isegi koguni kuni 100 000 eurot krediiti. Ja tagatiseks ei ole muud kui siis Kaup24 poolt laekuv käive, ehk et meie väljastame nii-öelda ettemaksuna teile krediidi ja kui te Kaup24 müüte kaupasid, siis Kaup24 mitte ei tagasta seda laenu, tagastab selle laenu SME Finance'ile. Ehk et ja teie maksate siis intressi vaid kasutuses oleva limiidi pealt, et selline innovatiivne ja äärmiselt mugav toode on meil samuti pakkumises. Lühidalt vaataks ka, et milliseid tooteid pakub SME Pank, see on siis, pakume nii laenu kui ka käibepõhist rahastamist. Kuna ma vaatan, et mul kohe hakkab aeg otsa saama, siis et võib-olla veel siia lõpetuseks lisan, et millal on parim aeg pidada SME Finance'it ja SME Panga ökosüsteemi silmas, siis soovitus, et kui te pangast mingil põhjusel ei saa lahendust või te ei saa seda soovitud tingimustel, siis pöörduge SME Finance'i poole, sest meie oleme väga lahendustele orienteeritud. Me soovime väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega kaasa mõelda ja neile sobiliku lahenduse, kas siis koostöös siis väikeettevõtte endaga või siis proaktiivselt pakkuda just see lahendus, teades, et millised võimalused on, et leida see võimalikult soovidele lähedal olev pakkumine. Ja nii. Ja nüüd kokkuvõtte aeg, kuna tõesti 1 minut on aega, siis räägime sellest, mida peaks nagu meelde jätma ja mis on kõige olulisem. Et majanduses on kõrgete energiahindade ja tõusvate intresside tõttu käes tõesti äärmiselt ebakindlad ajad ja paraku väikese ja keskmise suurusega ettevõtted on need, kes tunnevad seda kõige valusamalt. Et ettevõtte finantstervise säilitamise seisukohast on oluline tagada ettevõtte likviidsus. Selleks te saate siis kas säästa või laenata, omada plaane ABC
ja võimalusel mitmekesistage siis enda ettevõtet, et vaadake üle tarnijad, vaadake üle tooted, vaadake üle ostjad, et neid oleks rohkem, et ei oleks keskendunud liiga ühe nagu mängija peale. Traditsioonilised pangad, nad karmistavad VKE-dele antavate laenude tingimusi ja näevad siis nende puhul ka suuremaid riske, aga õnneks finantstehnoloogia ettevõtted nagu SME Finance saavad siiski pakkuda väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele rahastamist ja teha seda kiirelt, teha seda paindlikult ja personaalselt. Koostöö KredEx suurendab teie võimalusi ja suurendab tegelikult seda paindlikkust veelgi. Ja integreeritud rahastamine on siis see, mis on ülemaailmne suund ja nii nagu ka koostöös Kaup24-ga on meil revenue-based financing, siis see on tõesti hea toode, mis ei eelda lisatagatisi ja on ka mõistliku kuluga, et alates 1% kuus ja te maksate ainult siis tõesti kasutatud limiidi pealt. Nii, aga mina tänan tähelepanu eest ja annan nüüd sõna üle, et ma loodan tõesti, et kuulajad teile see presentatsioon oli arendav, te kuulsite midagi uut ja on midagi, mida siit seminarilt nii-öelda koju ja tööle kaasa võtta. Aga aitäh! No super! Ma mõtlen, et isegi need, kes ei ole ettevõtjad, oleksid saanud sellest presentatsioonist praegu palju ideid ja mõtteid ja kas või enda elu mõttes, kuidas paremini hakkama saada siin järgnevatel kuudel. Küsin ka, et kas kellelgi tekkis küsimus äkki, kas minule või Reelikale? Ma tean, et tavaliselt küsimine ei ole meil populaarne. Aga kutsun üles, et kui teil küsimusi tekib, siis alati on nad teretulnud. SME Finance'i kodulehel on ka minu kontaktid leitavad ja meie tiimiliikmete kontaktid leitavad, et hea meelega vestleme teiega ja aitame teil siis finantseerimislahenduse leidmisega. Et isegi kui täna ei taha küsida või vajab nagu see info kõik seedimist ja tekivad küsimused, siis kutsun üles teid lahkesti pöörduma. Jah, absoluutselt. Ja kui teil tahate midagi täpsemalt küsida, siis võite ka alati Kaup24 Marketplace'i poole pöörduda, et meil on siin kolleegid ka, Tiina ja Gertrud ja Ksenia ja ka mina, kes me siis saame teid aidata. Aga selge, Reelika, suured tänud selle suurepärase presentatsiooni eest. Aitäh teile, et kutsusite ja ma loodan, et kuuleme nii mõnegi kuulajaga peatselt juba. Ja aitäh selle võimaluse eest, mis te annate meie müüjatele, et see tõesti võib palju seda aidata. Just nimelt. Nii et ootame taotlus ja loodetavasti saame teid toetada finantsides. Absoluutselt, selge. Aga aitäh riigile. See oli nüüd selle aasta viimane Learning Fridays, et järgmisel aastal uue hooga, aga kõigest uutest teemadest ja siis juba kuulete tulevikus. Et aitäh kõigile ilusat viimast kuud sellel aastal ja näeme järgmisel aastal. Kõike head!